Tere, minu nimi on Leila Oja ja tahan teiega jagada täna ühte mõtet meie igapäevasest tegevusest nagu liikumisest. Liikumine kui tegevus on nii tavapärane nagu näiteks söömine, magamine või ka hommikuhügieen. Me kõik mõistame ja saame hästi aru, kui hommikul jäävad hambad pesemata, siis enesetunne muutub üsna viletsaks just halva hingeõhu tõttu ja hambavalu ei lase ennast kaua oodata. Või kui toitumine pole regulaarne, siis immuunsus väheneb ja haigused on kerged tulema. Või kui olla ka kaua magamata, siis kurnatus ja tervisehäired on meid peagi vaevamas. Nendest seostest me saame kõik väga hästi aru. Kuid rida tervisemuresid, mis kaasnevad ka vähese liikumisega, on nagu näiteks ülekaalulisus, südame-veresoonkonna haigused, teise tüübi diabeet. Ainult et need mured ilmnevad veidi hilisemas vanuses, mitte alati kohe. On tõendatud, et kehaline aktiivsus on oluline füüsilise ja vaimse tervise kaitsetegur ja aitab seeläbi suurendada ka tervena elatud aastaid. Seetõttu on tähtis, et igapäevaselt aktiivsele liikumisele me just teadlikult planeeriksime aega, nii nagu unele või söömisele. Kuid kui palju? Tavainimese südame-vereringe talitlus aktiveerub umbes 10 minutiga. Füsioloogiliselt kasutatakse rasvu energiaks pärast 10–15 minutit tegevust. Kuid optimaalne oleks siiski vähemasti 30 minutit kehalist koormust korraga. Ka WHO kehalise aktiivsuse soovituste järgi võiks täiskasvanud olla näiteks mõõdukalt aktiivses liikumises nädala jooksul 150–300 minutit. Aga kuidas siis olla kehaliselt aktiivsem? Suveaeg nagu praegu annab meile muidugi rohkelt võimalusi. Kuid aastaringselt on võimalik tõsta oma igapäevast kehalist aktiivsust, lisaks muidugi liikumisharrastusele mõnes sporditreeningus, ka igapäevase olmeliikumisega. Need on igapäevased käigud kooli, tööle, poodi, sõbrale külla, mida alati võiks teha kas jalgsi või jalgrattaga. Iseseisev liikumine annab olulise sõltumatuse nii bussiaegadest kui autoummikutest. Ja te ilmselt üllatuksite, kui märkate, et näiteks 1,5 kilomeetri kaugusel elavale sõbrale te jõuate külla juba 15 minutiga. Ja lõpetuseks tahan öelda, et lisaks heale tervisele annab aktiivne liikumine ka sõltumatuse ja vabaduse. Head liikumist ja kerget jalga!